Armas kogudus, head sõbrad, hea meel on, et oled osa tänases Toronto Eesti Baptisti Koguduse virtuaalteenistusel. Ja täna on siis märtsikuu teine pühapäev ja juba etteruttavalt annan teada, et järgmine pühapäev, kes veel ei tea, siis järgmine pühapäev on meil juba live-teenistus ja seda kuni ülestõusmispühadeni välja, siis 3 pühapäeva, sinna vahele jääb ka suur reede, nii et järgmisel, kui jumal lubab, siis järgmisel pühapäeval saame juba kokku Broadview tänaval. Aga täna veel virtuaalselt, täna jagab algussõna Enn, muusikaga teenib Peeter. Tänases jutluses tahan rääkida Jeesuse kohast meie elus. Kas ta on meie nurgakivi või komistuskivi? Issand õnnistagu tänast teenistust, me alustame Jeesuse nimel. Good morning. Are you famous? Not many of us are famous. Most of us are likely fine with that. Have you had a brush with fame? With someone famous? With a celebrity? We have a game-used baseball bat signed by Joe Carter. Do you remember Joe? He hit the home run that won the World Series for the Blue Jays in the bottom of the 9th inning on October 23rd, 1993. But I've never met Joe in person. Have you heard of Patrick Lencioni? We met him at a leadership conference in Chicago. He was filling in for a faculty who had to cancel at the last minute. We chatted before his session for 5 or 10 minutes. We have a picture taken with him. He even asked us to pray for him before he was to speak. He is famous, at least to a business and leadership audience, but I can't say Patrick is my friend. I don't have a phone number where I could call him at any time. There are many famous or significant figures in history, some like Napoleon for their conquests, Abraham Lincoln and George Washington for their political leadership, others like William Shakespeare for their writing, Albert Einstein for his discoveries, or Elvis Presley, the Beatles, and Taylor Swift for their music. But even though some have claimed to be more popular, the top of the list is usually reserved for Jesus Christ as the most significant person in all of history. Our calendars are set with years counted from his birth. Given that Jesus was God in the flesh, walking on earth, performing miracles, and changing history, this makes sense. Genesis 1:26-27 says, "Then God said, 'Let us make human beings in our image to be like us.' God created human beings, male and female, he created them." Human beings were created perfect, in God's image, to enjoy and rule over creation and to walk in fellowship with God. Genesis 3:8 tells us that God walked around the garden in the cool of the day, looking for Adam and Eve. This is amazing. We were created to be friends with the Most High God as we care for his amazing creation. But Adam and Eve sinned. They are the first examples of Jesus' words in Luke 9:25. "And what do you benefit if you gain the whole world, but are yourself lost or destroyed?"
Sin separated humans from God. Sin ruined what had been perfect. But God loved us too much to leave us lost in death, far from him. We all know John 3:16, that God so loved the world that he gave his one and only Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. Jesus makes it possible for us humans to once again be friends of God. Really? We can still be friends of God, the Almighty, the creator of the universe? James 2:23 says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. In John 15:15, Jesus says, I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything I have learned from my Father, I have made known to you. 6 degrees of separation is the idea that all people are 6 or fewer social connections away from each other. This suggests that while I may not be famous, someone 6 or fewer connections from me does know somebody really famous. But I can say that I'm a friend of God, the most significant figure in all of history, in all of creation. There is no separation. This friendship is because of Jesus, not anything I have done. He not only paid the price for my sin, but he said in John 10:10 that he came that they may have life and have it to the full. Our life is full in restored fellowship with God, as he designed and created us to be. I can say with Psalm 23:4, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. This has been true for my life story, as it has been for many of you listening or watching. I have experienced Isaiah 30:21. Your own ears will hear him. Right behind you, a voice will say, this is the way you should go, whether to the right or to the left. Whether this be regarding major decisions or my morning walks with him to find something that he wants to show me. As we spend time with God, the Lord confides in those who fear him. He makes his covenant known to them. Psalm 25:14. He delights when we spend time with him. The notion that the creator of all things wants to confide in those he created who fear him is beyond amazing. He wants to share his secrets with me. And it is by walking with him that I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. Fellow friend of God, continue in close relationship with him and be sure of this. Jesus is with us always, even to the end, as he said in Matthew 28:20. But if you're not yet a friend of God, you can change that today. According to Acts 2:21, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Let us pray. Dear Lord, thank you for loving us so much, creating this beautiful world for us to enjoy, rescuing us from the clutches of sin and death, and giving us life to the full in you. May all who are watching this service today be aware of your presence and your deep love for them. Comfort those who are in the darkest valley. Guide those who are wondering which way they should go. And strengthen those who find themselves weak. Bless Pastor Timo as he speaks from your word. Open our hearts and minds to what you want to speak into us. In Jesus' name, amen.
Tänases jutluses tahan ma panna meid kõiki koos vaatama, arutama, analüüsima seda, milline koht meie elus on Jeesusel, sest nii nagu igal asjal, igal isikul saab olla väga, väga erinev see koht ja roll meie elus, nii ka Jeesusel. Jeesus võib olla lihtsalt keegi, kellest me teame, võib-olla ka keegi, keda me salajas imetleme, aga tal puudub sinna muutev või kuidagi tähendust omav roll meie elu kujundamisel või elu juhtimisel. Ja siis see teine pool on see, mida me räägime, mida me laulame, mida me palvetame sageli Jeesuse kohta. Juba see, kui me ütleme talle ette tiitli isand või issand Jeesus, see juba viitab ära, et tegu on kellegiga, kes valitseb meid. Milline on koht Jeesusel meie elus? Ja ma tahan rääkida seda läbi sõnapaari, mida Jeesus ise ka kasutas enda kohta, ja see on kõlbmatu kivi. Või siis vastand sellele on nurgakivi. Ehk siis üks kivi, mis on kõrvale heidetud, vähetähtsaks peetud, või kivi, mis on kõige aluseks. Ma loen alustuseks psalmide kogus 118. laulust, psalmid 21-22. Ja just sealt on see väljend pärit, mida hiljem Uues Testamendis on ka tsiteeritud. Ma tänan sind, et sa mulle vastasid ning tulid mu päästjaks. Kivi, mille hoone ehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis. Ja teise kirjakohana loen Apostlite tegude raamatust 4. peatükist 10. salmist edasi. Olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et see sündis Jeesuse Kristuse Natsaretlase nime abil, kelle teie lõite risti, kelle Jumal on üles äratanud surnuist, selle sama tõttu seisab see inimene siin teie ees tervena. Jeesus on kivi, mille teie ehitajad olete tunnistanud kõlbmatuks, mis on saanud nurgakiviks. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeval ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Kas see pole eriline, kuidas me näeme, mida rohkem me piiblit loeme ja uurime, siis me näeme, kuidas Vana Testament kuulutab ette Uut Testamenti, Uus Testament selgitab lahti või annab vastuseid tegelikult Vanale Testamendile. Ja siin psalmist laulab tulevasest Messiast 100 aastaid enne Jeesuse tulemist ja ta kirjeldab seda, kuidas siis Messias heidetakse kõrvale nende poolt, kelle heaks ta tegelikult läheb, keda ta tegelikult päästma ja vabastama läheb. Messias heidetakse kõrvale nii nagu sobimatu kivi, kõlbmatu kivi ja ei teata tegelikult, et see kivi oli mõeldud nurgakiviks. Ja seda sama väljendit kasutab Jeesus tegelikult ka iseenda kohta, kui ta jagab taas juutidega rääkides. Nii ta kui tihti seda tegi, ta jagas tähendamissõna või sellise loo. Luuke evangeeliumi 20. peatükis 9. salmist edasi. Ta räägib loo Viinamäe isandast ja sealsetest rentnikest. Üks inimene istutas Viinamäe ja andis selle rentnike kätte ning reisis pikaks ajaks võõrsile. Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et need sellele annaksid Viinamäe viljast. Aga rentnikud peksid teda ja saatsid ta minema tühjade kätega. Ja ta läkitas veel teise sulase ja nemad peksid ja solvasid tedagi ning saatsid ta minema tühjade kätega. Ja ta läkitas veel kolmanda, aga ta sellegi nad peksid veriseks ja viskasid välja. Ja siis mõtles Viinamäe isand, mis ma pean tegema? Ma saadan oma armsa poja. Võib-olla teda nad häbenevad, aga teda nähes arutasid rentnikud omavahel, tema ongi see pärija. Tappame ta ära, et pärand saaks meile, ja nad viskasid ta Viinamäelt välja ning tapsid ära. Mida nüüd Viinamäe isand teeb nendega? Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab Viinamäe teiste kätte. Seda kuuldes nad ütlesid, taevas hoidku selle eest. Kui me loeme sarnase sisuga raamatut või vaatame sarnase süžeega
filmi, siis loomulikult haarab meid tohutu õiglustunne ja me tunneme tohutult kaasa sellele Viinamäe isandale ja me suhtume põlguse ja vastikustundega nendesse ebainimlikesse, jõhkratesse Viinamäe rentnikesse, seepärast, et toimub ju tohutu ebaõiglus. Aga Jeesus räägib seda juutidele ja ta räägib tegelikult neist ja ta räägib iseendast. Et see on tegelikult see, mida maailm on teinud Jumalaga. Jumal on see Viinamäe isand ja inimkond on need rentnikud. Me vahel unustame selle ära, aga me peame seda meeles pidama, et maailm ei ole meie oma. Me ei ole isegi oma elu omanikud. Me ei ole oma varanduse omanikud, me ei ole oma perekonna omanikud, me ei ole oma andide omanikud, me oleme rentnikud, me oleme majapidajad. Ja ma ei tea, kas sa mõtled oma elule selliselt, aga see on see, kuidas Piibel näeb meie elu. Me oleme majapidajad. Väga praktiline näide näiteks sellest, et meil on väga keeruline näiteks annetada või maksta kümnist, siis kui meie suhtumine on see, et meie elu kuulub meile. Ja see, mis meil on, see kuulub meile. Siis on ju see, et meil tunne, et ma ei tea, kirik võtab meilt raha ära või Jumal võtab meilt meie raske tööga teenitud raha ära. Aga hoopis teine suhtumine on see, kui me mõistame seda, et kõik, mis meil on, see ei kuulu üldse meile, vaid meile on antud see armust kasutada. Meil on kingitud see. See ei ole meie oma, meie oleme majapidajad. Meie annid ei ole meie isiklik vara, meie tervis ei ole meie isiklik vara. Kogudus ei ole pastori või juhatuse isiklik vara. Me oleme majapidajad, kelle käest küsitakse kord aru. Mis sa tegid oma tervisega? Kuidas sa kasutasid oma ande? Kuidas sa kasutasid oma raha? Kuidas me meie kätte usaldatuga ringi käisime? Vana testamendi ajal kutsus Jumal oma rahva seast välja prohveteid. Ta kutsus ja võidis nad ning ta edastas oma sõnumeid läbi prohvetite siis rahvale. See oli prohveti osa. Kuulutada seda, mida Jumal on ütlemas. Selles tähendamissõnas läkitas Viinamäe isand sulaseid minema rentnike juurde. Ja selleks, et saada osa sellest saagist, ja võib-olla ka selleks, et veel aidata rentnikke selles osas, et see saak oleks veel parem ja veel edukam. Aga rentnikud tundsid seda rünnakuna kuidagi moodi või midagi, mille kaudu see isand nagu sekkus nende tegemistesse ja see ei meeldinud neile. Meile ei meeldi sõnumid, mis kutsuvad meid üles midagi oma elus muutma või midagi teistmoodi tegema, olgu see siis meeleparandusele juhtivad sõnumid, mis kõigutavad meie mugavust ja ilusat elu. Kõige lihtsam on sellised hääled lihtsalt vaigistada ja seda tegi Vana testamendi ajal Iisraeli rahvas ja seda tegi tähendamissõnas Viinamäe rentnik. Kui Viinamäe isand oli mõne sulasega rentnike jõhkrust ja südametunnistust kogenud, siis ta ei kasuta oma meelevalda minna kohale ja lihtsalt see kamp laiali saata ja anda see Viinamägi teistele rentnikele, sest see oli ta meelevald, aga ta ei kasuta seda. Ta mõtleb, et ta astub ühe sammu veel, annab ühe võimaluse veel ja ta saadab oma poja. Ja ta lihtsalt ei kujutanud ette tõenäoliselt seda, et nendel jätkub ebainimlikkust ja jõhkrust, et nad tapavad ka tema armastatud poja, aga seda nad just tegid. Valgus tuli pimedusse ja pimedus ei võtnud teda vastu, ütleb Jumala sõna. Kui sa tähelepanelikult jälgid inimkonna ja Jumala lugu, siis Jumal liigub läbi ajaloo, läbi kõrvalejätmiste ja ärapõlgamiste. Ja ta võtab need ärapõlatud, kõrvale jäänud ja ta kasutab neid. Lihtsalt väike loetelu lugudest, isikutest, keda me kõiki tunneme. Abraham ja Saara. Nad ilmselgelt tundsid ennast kõrvale jäetuna, hüljatuna, võib-olla ka Jumala poolt, sest tollel ajal viljatus oli
teise tähendusega kui tänapäeval ja kui sa oled veel viljatu, sedasi, et sul on tõotus, et sinust saab suur rahvas, siis see võimendab seda tunnet ilmselgelt veel. Sa tunned, Jumal, kus sa oled, ma olen maha jäetud, ma olen kõrval jäetud, ma ei ole terviklik, ma ei sobi selleks kutseks, milleks sa mind kutsunud oled. Jaakob oli oma venna poolt põlatud ja vihatud. Joosep oli samamoodi oma vendade poolt põlatud sellisena, et nad olid valmis ta tapma ja lõpuks siiski müüsid orjaks. Mooses oli esmalt hüljatud oma vanemate poolt, mis oli küll hüljatus selleks, et ta ellu jääks. Hiljem oli ta hüljatud oma rahva poolt, kui ta Jumala läkitatuna tuli, et viia Jumala rahvas Egiptusest välja, kuid kui sellega kaasnes rahva elujärje halvenemine, siis sa ütled, mine, et kes sa üldse oled, kes sulle selle läkituse on andnud, et sa siin neid asju korraldad, et meil oli enne palju rahulikum elu. Ta oli hüljatud oma rahva poolt. Gideoni vastus, kui Jumal teda kutsus, oli see, et ma olen kõlbmatu, ma olen kõige viletsama suguharu, kõige viletsam mees, ma olen kõlbmatu. Taavet oli peres tunnistatud kõlbmatuks, siis kui kutsuti kokku vennad, et nende seast kuningat valida, teda ei kutsutud kohale, ta oli kõlbmatu, liiga see või teine. Prohvet Jeremia vastus Jumala kutsele, kui Jumal ütles, et ma kutsun sind, siis ta ütles, et ma olen liiga noor, ma olen kõlbmatu. Jesaja ütles, et ma olen roojaste huultega mees, ma olen kõlbmatu. Ja siis tuli Jumala poeg ja ta tunnistati kõlbmatuks ja sobimatuks. Ta oli hüljatud selliselt, et ta sai hüljatuks isegi oma isa poolt, kui ta ristil hüüdis, et lema, Eli, lema sabachthani. Isa, miks sa oled mind maha jätnud? Ta tundis, ta koges seda lahutatust isast. Ja nii kogeb lahutatust Jumalast patune inimene, aga vahe on lihtsalt selles, et Jeesus ei olnud kunagi seda kogenud. See oli tema jaoks esimene kogemus ja see oli nii kohutav tema jaoks, see oli võib-olla kogu hullem kogemus seal risti peal. Et isa, miks sa mind oled maha jätnud? Aga patune inimene ei oska tahta või ei oska seda pidada olukorraks, mis oleks traagiline, vaid seda peetakse normaalsuseks, sest muud reaalsust ei tunta. Mis on see, milles oled sina ennast tunnistanud või kuulutanud kõlbmatuks? Nii nagu me sellest Jumala meestest ja naistest lugesime, nad kõik ühel hetkel arvasid endast kui kõlbmatust. Mis on see koht? Mis on see sinu enda antud diagnoos või võib-olla kellegi teise poolt antud diagnoos, et sa oled kõlbmatu? Aga samas on seal kusagil üks Jumala tahe, kus Jumal ütleb, et ma tahan sind kasutada selles. Ma ei arva, et Jumal tahab meid kasutada kindlasti nendes valdkondades, kus me ennast väga nõrgana tunneme või ebamugavalt tunneme. Et ma ei arva, et Jumal paneb kindlasti avalikult kõnelema neid, kes on väga suure sotsiaalse ärevusega või ma ei tea, Jumal ei saada Aafrikas missionäriks kindlasti neid, kellel on suured probleemid palavuse talumisega ja võib-olla mustuse talumisega ja kõikide selliste asjadega. Ma ei arva, et Jumal selliseid inimeksperimente korraldab, kuigi Jumal ei ole ka selles osas piiratud, et ta on ka seda teinud ja võib ka seda teha. Aga reeglina ta arvestab ka nende andidega, mis meile antud on ja kasutab ja rakendab meid selles. Aga veel kord, Jumal ei ole piiratud meie puudulikkuse või näilise võimetusega mingisuguses vallas, sest mõnes mõttes võime me ükskõik millise Jumala kutse peale ütelda, et ma olen kõlbmatu, seepärast, et Jumala kutse on alati liiga suur selleks, et seda inimlikult ellu viia. Me alati vajame selleks Jumala üleloomulikku abi. Aga midagi hakkab juhtuma, kui me tunnetame Jumala kutset ja tahet meie elu suhtes ja see läheb vastuollu meie arvamusega oma suutlikkusest. Aga vaatamata sellele anname me Jumalale võimaluse. See on see, mis on juhtunud Jumala meeste ja naistega, ehk siis
me kogeme Jumala kutset, samas me kogeme enda puudulikkust, aga me ei jää selle sisse ütlema, et ma olen selline ja Jumal, ma olen kõlbmatu, vaid me anname Jumalale võimalus, ütleme, et Jumal, kui sa saad mind sellisena kasutada, ma vajan sind, et sa muudaksid mind, ma vajan sind, et sina teeksid mind tugevaks seal, kus ma olen nõrk. Aga ma tahan, Jumal, koos sinuga minna. Siis nendes olukordades hakkab inimeste elus midagi juhtuma. Me näeme piiblist, et kui kõik usukangelased oleks uskuma jäänud seda oma kõlbmatust, mida rääkisid nende ellu võib-olla lähedased, võib-olla olukorrad, tunded, kogemused, ma ei saa hakkama, ma ei sobi selleks ja nii edasi. Kui nad oleks jäänud uskuma seda, siis meil ei oleks piibli lehekülgedelt väga midagi lugedagi. Aga tänu Jumalale, nende eest, kes on tõusnud ja ütelnud, et Jumala abiga. Jumala abiga. Ja täna on küsimus, milles oled sina endale kirjutanud välja diagnoosi kõlbmatu? Ja kus Jumal tahab selle sildi sinu käest ära võtta ja ütelda, minu abiga me teeme seda. Kogudustes on küllalt inimesi, kes mõne võib-olla mineviku langemise pärast on kirjutanud endale kogu eluks diagnoosi kõlbmatu. Üsna sageli võib see olla seotud suhetega. Vahel juhtuvad, et näiteks abielud lähevad katki. Aeg-ajalt lähevad suhted nii puntrasse, et seal on väga keeruline leida teed välja. Erinevad põhjused, ka kristlastel, ka vaimulikel töötegijatel. Ja seda ei saa kuidagi kergekäeliselt võtta, aga on küllalt neid, kes on sellega seoses kirjutanud ennast otse kui välja. Võib-olla mitte Jumala riigist, kuigi tõenäoliselt on ka neid juhtumeid. Aga Jumala riigi tööst, terveks eluks, on kõlbmatu. Ma olen kas komistanud või mul on asjad läinud valesti. Ma olen kõlbmatu. Ma ei ole kindel, et Jumal päris niimoodi mõtleb. Jumal tahab rohkem kui keegi teine, et meie suhted oleks korras, et meie abielud püsiksid koos. Aga kui on midagi sellist juhtunud, et asjad on valesti läinud, kui on olnud ka uuesti abiellumisi, siis see ei ole koht, kus endale otsaette silt panna kõlbmatu. Kui sa oled sellises kohas, siis otsi Jumalat, alandu Jumala ees, aga ole samas julge vastu võttes tema headust ja heldust. Ja sa leiad selles protsessis, kui sa ennast Jumal ette laotad sellisena, nagu sa oled, selles olukorras, kus sa oled, sa leiad selle, kuidas Jumal saab selle sildi sinu elust ära võtta. Ja sa hakkad nägema neid kohti, kus sa saad teenida, kus Jumal saab sind kasutada. Et vahel meil on see häda, et me võib-olla püüame Jumalast ka pühamad olla, ärme seda tee. Aga neid põhjusi muidugi võib olla väga erinevaid. Keegi on midagi, ma ei tea, kunagi oma rumaluses mingisugust ebaseaduslikku teinud või keegi on sattunud avaliku häbi alla millegiga seoses. Need on keerulised kohad. Ja vahel on vaja sellega seoses taanduda, aega võtta, asjade korda panemiseks, aga Jumal ei kirjuta iialgi meile ka sellistes olukordades silti kõlbmatu. Ta ei tee seda. Vaid vahel need olukorrad võivad olla vastupidi just need hetked, kui Jumal alles saab ligipääsu meie ellu, sellepärast et oma edus, oma kordaminekutes oleme me varustanud mingisuguse raudrüüga ennast, kus me tegelikult vahel isegi Jumala nimel asju tehes lihtsalt me teeme mingisuguseid väliseid asju, millel pole väga palju pistmist sellega, mida tegelikult Jumal tahab, et me teeksime. Ja kui me oleme kaotanud selle välise prestiisi, kui me oleme kaotanud selle inimeste arvamuse, kui me oleme kaotanud oma fännid, siis võib-olla alles see on see koht, kus Jumal saab ligi meie tõelisele südamele ja sealt saab ta midagi kasvatama hakata ja ehitama hakata. Ära unusta iialgi seda, et aare on meil saviastjates. Meie oleme saviastjad, meie ei ole see aare. Me oleme saviastjad. Et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist.
Veel kord, ma ei õigusta kuidagi mingisuguseid ütelda või lihtsusta kuidagi neid asju, et vahet pole, kuidas me elame, küll Jumal meid kasutab, vaid ma räägin sellest, kui on juhtunud, ära pane endale seda silti kõlbmatu, seepärast, et Jumal ei tee seda. Aga ma tulen lõpetuseks tagasi Jeesuse kui kõlbmatu nurgakivi juurde ja Peetrus võtab selle kokku tsiteerides Vana Testamenti teises peatükis, oma esimeses kirjas teises peatükis 6. salmist. Ennäe, ma panen Siionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au uskmatuile, aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks ning just see on saanud nurgakiviks ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas. Teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Ja seda sama mõtet kannab Pauluse kiri korintlastele 1. peatükk ja 18. salm. Ja sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Nendest kirjakohtadest tuleb esile üks vaimuliku elu väga-väga oluline printsiip ja võib-olla tänase jutluse fookus või mõte. Nimelt, Jeesus tahab olla igaühe meie nurgakivi. See kõige tähtsam, see kõige alus. Meid on loodud niimoodi, et meie see elumaja nurgakivi on Jeesus. Kui seal on midagi muud, siis meie elu võtab ühele või teisele poole selle viltuse kuju. Aga kui Jeesus on see nurgakivi, siis sellest lähtuvad need õiged ja sirged seinad ja müürid. Nüüd, kui meil on see võimalus ja vabadus, et me ei taha, et Jeesus on meie nurgakivi. Kui me otsustame, et Jeesus ei ole minu elu nurgakivi, ma tahan sinna midagi muud panna. Ja see on juba paratamatult mingisuguse teise kujuga ja see määrab ära ka selle meie elumaja. Aga kui me hülgame Jeesuse kui kõlbmatu kivi ja üritame teda kasutada kuskil mujal, näiteks paneme, 3. müürirea 50. kiviks kuskile, me võime üritada seda, aga ta ei sobi sinna ja ta ei asetu sinna hästi. Ja kui Jeesus on meie nurgakivi, siis on väga loomulik see, et me tunneme vajadust koguduse järele, me tunneme vajadust Jumala sõna järele, me tunneme vajadust palve järele, me tunneme, või meie elu loomulik elu on elada teenides, armastades, hoolides, jagades ja nii edasi. Seepärast, et see, mis on Jeesuses, see tuleb edasi meisse kui elavatesse kividesse ja me oleme selle nurgakivi nägu. Kui me Jeesusele seda kohta ei anna, siis paratamatult saab ta meie elus komistuskiviks. Meil ei ole nagu otseselt kaks võimalust ongi ainult. Kas ta on meie nurgakivi või komistuskivi, teist võimalust ei ole. Sest ta seal mujal müüri sees ei sobi. Ja Jeesus jääb otse, kui ta ei ole meie nurgakivi, siis ta jääb meie elus otse igal pool ette ja segab meie rahuliku elu. Ja siis, kui Jeesus ei ole meie nurgakivi, siis on teenistustel käimine üks suur häda. Mõtle ju, su ilus pühapäevane päev ja sa kulutad ära sellest. Veel kui sa kaugelt tuled, mitu tundi, pool päeva võib-olla. Mõtle, mis selle ajaga kõik teha võiks ja võtta, kui veel nädala sees kuskil ja kui veel olid 2 teenistust pühapäeval ja üks suur häda. See võtab palju, raiskab palju meie imelisest elust. Siis on annetamine väga keeruline ja teiste aitamine ja koguduses kaasa teenimine. Siis on Jeesus üks suur komistuskivi ja pahanduskalju, nagu Jumala sõna ütleb. Meile tundub siis, et Jeesus keelab kõik lõbusa meie elus, meie imelises elus ära. Aga kuule, mida Paulus kirjutab efeslastele. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema,
kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühavaimu templiks issandas ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Ja sõber, sa ei saa olla kristlane, kui sul ei ole mitte mingisugust sidet või seost või osadust Jeesusega. Jeesus, kes on nurgakivi. See on hoone esimene kivi, mis paika pannakse, selle suurus, selle kuju määrab ära kõik selle, mis edaspidi juhtuma hakkab, milliseks see hoone kujuneb. Kui veel arvestada, et kogudus on hoone, mis koosneb elavatest kividest, siis sellise hoone nurgakivi annab teistesse kividesse elu. Me oleme, nagu mainisin eelpool ka, et me oleme elavad kivid ja me saame selle elu nurgakivist. Ja see elu, me ei tee ise seda elu, vaid see elu tuleb nurgakivist, see elu tuleb Jeesusest Kristusest. See tähendab, et see elu on tema moodi. Kivid kui peegeldavad see nurgakivi olemust ja siis see hoone peegeldab ja annab edasi Kristuse olemust. Kogudus saab koosneda kividest, kelles on Kristuse elu pühavaimu kaudu ja meid liidetakse kokku kogudusena pühavaimu kaudu. Me võime vaid ette kujutada, mis hakkab juhtuma, kui me hülgame nurgakivi kas oma isiklikus elus või koguduslikus elus. Kui me püüame selle asendada kellegi või millegi muuga. See hoone lihtsalt ei toimi. Koguduse ja kui jumalateenistuste peamine roll ei ole see, et te kuulaksite pastorit. See on tore, kui te kuulate pastorit, see on vajalik ka jumalateenistustes osa saada, jutlusi kuulata, aga ka jutluste tähendus või roll ei ole lihtsalt see, et pastor püüab ennast kuulama panna, et teil huvitav oleks, vaid ma usun, iga teenistus, aga eriliselt ka ju tänane jutlus, kui me sellest räägime, on asetada sinu ette see küsimus. Ja juhatada sind sinna, et sa oled valmis ka otsima vastust sellele küsimusele või vastama iseenda elu kohta sellele küsimusele. Ja see küsimus on see, milline roll on Jeesusel sinu elus? Kas ta on sinu elus nurgakivi või on ta see kõlbmatu kivi? Või on ta kuskil oled sa püüdnud asetada teda kuskile teiste kivide vahele või prahi alla kuskil, aga sa mõistad õige pea, et ta saab sulle selleks komistuskiviks. Kas ta on nurgakivi või komistuskivi? See on võib-olla olulisem küsimus kõikide teiste seas. Mis roll on Jeesusel sinu elus? Kristlik elu on sinu suhe Jeesusega, mitte sinu suhe pastoriga või kellegi teisega, kaaskristlasega, vaid sinu suhe Jeesusega. Ja nii tänase jutluse kui ma loodan, et kõigi jutluste mõju või suund ühel või teisel moel on aidata sind ja juhtida sind edasi selles suhtes, et nurgakivi võiks olla nurgakivi, mitte komistuskivi. Kelle jaoks saab olla Jeesus nurgakivi, mitte komistuskivi? Nende jaoks, kes usuvad temasse. Ma olen kuulnud paljusi ütlemas, ma ei saa kristlaseks saada, või mõned on loobunud võib-olla kristlikust, ma ei saa ikka kristlane olla, seepärast, et mu naaber oli kristlane ja ta oli nii kohutav inimene. Täitsa võimalik. Ka Toronto Eesti Baptisti koguduses ei ole täiuslikke inimesi, ma ei ole veel nendega kohtunud vähemalt. Palju on puudusi, nii nagu igas teises kogudustes. Inimestes on puudused. Selleks, et Kristus oleks su nurgakivi, ei pea sa aga vaatama TPK teenistusi, sa ei pea isegi kuuluma Toronto Eesti Baptisti kogudusse. See pole vajalik, kuigi see on väga tore, kui sa oled Toronto koguduses või kui sa tahaksid saada Toronto koguduse liikmeks. Sa ei pea isegi baptist olema selleks, et Jeesus oleks sinu nurgakivi. On palju imetoredaid baptiste ja on palju täiesti võimatuid baptiste. Sa ei pea baptist olema selleks, et Jeesus oleks sinu nurgakivi. Sa ei pea isegi eestlane selleks olema. See, mida sa pead uskuma Jeesusesse. Jeesusesse, kes on sinu päästja. Jeesusesse, kes on surnud sinu eest, kes on üles tõusnud. Jeesus, kes tahab olla sinu nurgakivi.
Ja kui sa võtad vastu Jeesuse kui oma nurgakivi, kui sa usud Jeesusesse kui oma nurgakivisse, siis sa ei saa ju seda kuidagi nii teha, et sul ei lähe korda see, mis on tema jaoks oluline, mida ta on õpetanud ja mida me leiame Jumala sõnast. See tähendab, kui Jeesus on sinu hoone, sinu eluhoone nurgakivi, siis sinu jaoks on tähendusrikas ka see, mis Jeesuse jaoks on oluline, mida ta õpetas. Mõistad, hoone on nurgakivi nägu. Nii et las ta jääda natukene õhku see küsimus ka, et milline koht on Jeesusel sinu elus. Ja on ilmselge, et me igaüks saame astuda ühe sammu edasi selles, et Jeesus võiks olla rohkem meie nurgakivi. Et Jeesus võiks omada suuremat mõju meie elus ja et meie võiksime olla ustavamad tema teenimises ja tema armastamises. Laske endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulik ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu, kirjutab Peetrus. Issand, tänu sulle, et võib-olla meie ei valiks iseendid kui kivisid sinu templi müüri, aga sina oled meid valinud. Ja sa tahad olla meie nurgakivi. Issand, sina tead paremini kui me ise, millises kohas sina meie eluhoones oled. Aga me tuleme alandlikult sinu ette ja samas ühe julgusega sinu ette palume, issand, kõigepealt ilmuta meile, millise koha me oleme andnud sinule oma elus. Ja teiseks aita, et me võiksime asetada sind sellesse õigesse kohta. Aita, et sa võiksid olla meie elu alus, millest lähtub kõik muu. Sellepärast, et sa oled meid sellisena loonud. Ja sa näed, kui me võib-olla oleme otsinud lahendusi ja oleme küsinud, miks meie elus on nii mõni asi nii või naa, aga see vastus on see, et sina ei ole olnud meie elu nurgakivi. Issand, tänu sulle meie koguduse eest, tänu iga üksiku inimese eest, tänu, et sa armastad meid ja kui mõni sõnum tundub ka selline ühe või teise koha pealt natuke häiriv või meie mugavustsooni riivav, siis seegi on sinu armastus läbi selleks, et meie elus võiks toimuda üks kasvamine ja lähenemine sinule. Ja et me võiksime olla rohkem ja rohkem sinu kui nurgakivi nägu oma elus. Tänu sulle, issand, kõige hea eest. Amen. Hommikul, kui tõuseb päike, uus on sinu arm. Öös on rohkem valgust kui vaid öine kuu. Tean, et miski hoiab keset tuult ja torme mind. See on sinu arm ja sinu armastus. Kui ma seisan, siis seista ma saan sinu tõotustel. Ja kui kukun, siis kukkuda ma võin Jumal su kätele. Kui ma laulan, siis rõõmust, mis sa panid mu südame. Ja kui nutan, siis vaid sellest, et kodu ootab veel ees. On armastust, mis rohkem kui üks tunne vaid. Ja on muusikat, mis kõrgem kui üks laul. Kõik maine muutub väikeseks, kui olen näinud Jumal sinu suurust ja su au. Kui ma seisan, siis seista ma saan sinu tõotustel. Ja kui kukun, siis kukkuda ma võin Jumal su kätele. Kui ma laulan,
siis rõõmust, mis sa panid mu südame. Ja kui nutan, siis vaid sellest, et kodu ootab veel. Välja on rohkem tantsu kui vaid tuuleid. On lainte laulust kõlavam veel see, kui taevas puudutab me südameid. Õrnemad, kui keegi seda teeb. Kui ma seisan, siis seista ma saan sinu tõotustel. Ja kui kukun, siis kukkuda ma võin ju ma su kätele. Ja kui ma laulan, siis rõõmust, mis sa panid mu südame. Ja kui nutan, siis vaid sellest, et kodu ootab veel. Ja kui ma seisan, siis seista ma saan sinu tõotustel. Ja kui kukun, siis kukkuda ma võin jumal su kätele. Ja kui ma laulan, siis rõõmust, mis sa panid mu südame. Ja kui nutan, siis vaid sellest, et kodu ootab veel. Kodu ootab veel. Ootab veel. Selline oli meie tänane teenistus. Aitäh kõigile, kes kaasa teenisid. Järgmisel pühapäeval, kui jumal lubab, kohtume juba live-teenistusel Broadview tänaval Torontos ja see tähendab seda, et traditsioonilisel ajal teenistust YouTube'ist ei näe, aga loodetavasti ilmub ta salvestusena siis mõni päev hiljem pärast teenistust. Aga võtame vastu ka Aaroni õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, tasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.